Yes. Pead salvestama? Pead salvestama, jah. Nice. Päev. 18 või? Jah, sest et videod on 15, 16, 17. Nii et täna on 18. 18. 0 päev. Albania. Albania, jah. Samillis oleme. Samillis. See on siuke suvituskuurort. No ja tahab olla jah, selline. Ei tule nii hästi välja, kui võiks, aga parem kui mitte midagi, ma arvan. No nagu selle kaadri järgi vist on nagu hästi. Jah. Naudime hotellis basseinimõnusid. Jah. Aga käisin täna rannas ka. Seal ei olnud väga mõnus. Ei, merevesi on räpane ja rand on räpane natuke ja noh. Ja no kallis ka, isegi eestlase jaoks. Ja, hinnad on üllatavad. Ehk siis ma arvasin, et on ikkagi selline kuskil 2 euri õlu, võib-olla äärmisel õlu 3, aga tegelikult oli 5. Kokteil oli vist 15, jah? Jah, midagi sellist, jah. Et nagu, ja lisaks oli ikkagi see teema ka, et nende rannatoolides pidi maksma. Ja mitte vähe. Et me räägime 10 eurost. Et see oli nagu veits veider mu jaoks. On jah, selline kontseptsioon on natuke paigast ära veel, aga eks see loksub kas ise paika või loksutatakse paika, et kui läheb liiga hulluks ära, siis kõrval olevad riigid võtavad lihtsalt kliendid endale ja see on ise reguleeruv turg, et see on õnneks läheb paika. Muidu on täitsa tore linn, sest me sõitsime nendest muudest suurematest suvitusliinadest ka läbi. Ja ma ütleks, et mul on hea meel, et me nagu pigem valisime selle siin. Et siin ikkagi seda suure linna vaipi nagu ei ole. 2 söögikohas oleme käinud. Mõlemad on väga toredad. No siis sa valisid nad välja. Ja, no ja selles ma valisin nad ja ikkagi review'de järgi välja. Just. Et võibolla kui oleks lambist kuskil sisse astunud, siis noh, jah. Et tänane oli väga nagu ilusa atmosfääriga, ma ütleks. Ja eilne oli väga personaalse teenusega. Ja eilne mulle väga meeldis, kus kohas oli omanik, oligi päriselt kokk. Ja peale selle, et ta tegi toidud valmis, siis ta käis vahepeal laudades küsimas, et kuidas teil läheb ja et kuidas ikka on ja kõik. Uus toidukoht oli selles mõttes, et alles suve algul avad ja siis eks ta uuriks ka natukene, et kuidas siis kõik on. Jah. 2 päeva tagasi, 3 päeva tagasi. 3 päeva tagasi ja me oleme 3 riiki vahepeal läbi sõitnud. Ja alustasime siis Montenegros tegelikult, sest eelmise video me tegime Montenegros. Õigus, alustasime Montenegrost, jah. Ja siis järgmisel hommikul, me olime suht piiri ääres. Järgmisel hommikul me jõudsimegi Kosovosse. Ja piiriületus oli sujuv, ei olnud midagi keerulist. Ma arvan, Montenegro läheb selle piiridega kõige paremini neist Balkani riikidest. Sest tegelikult Serbiast Montenegrosse oli ka vägagi sujuv. Et ei olnud midagi keerulist. Kosovo ütleks niimoodi, et nendest Balkani riikidest võib-olla kõige keerulisemas seisus, aga samas seal on väga palju Šveitsi ja Saksa rikkaid ja Austria rikkaid. Et see on nagu nii kirju riik, et täiesti crazy. Sa näed seal eesleid, ise ehitatud traktoreid, kõike, kuni lõpuks mingite Bentlite, mingi kuldsete velgede Bentlite ja Lamborghinideni välja. Et see on nagu seinast seina. No ja ma natuke lugesin ka, et seal ongi siis selle majandus- ja poliitilise olukorra tõttu ongi väga paljud läinud välja. Ja palgatase ka ikkagi, et ongi läinud Itaaliasse, Šveitsi, Saksamaale ja et suveks nad siis tulevad tagasi nagu kodumaale või siis sugulaste juurde, on ju. Et siis tuuaksegi neid, me just vaatasime, et väga palju ka Montenegros liikus nagu Saksa numbrimärkidega autosid. Aga samas nad rääkisid kohalikku keelt, et see ei olnud nagu turist selles mõttes. Et siis ma lugesingi, et nad tulevadki ja siis väga palju nad toovad neid autosid ka nagu kohalikule turule. Mida nad koha pealt siis saavad. Kosovo, ütleme nii, et midagi nagu väga palju erinevat ei olnud. Algselt pärast piiriületus käisime kuskil mingi org või ma ei tea, kuidas selle nimetatakse, mis on mägede vahel. Veitsi kõik kanjoni moodi, aga ja siis sealt ma kütsin mingisugust, ma alguses mõtlesin, et ma joonistasin kaardile sellise kruusatee, nii nagu Bosnias vahel, ei mitte Bosnias, vahepeal Horvaatias ja kuskil veel, Serbias vist oli. Siis tuli välja, et see on tõenäoliselt kõige paremas konditsioonis asfalttee Kosovos üldse. Ja see oli nagu perfektne asfalt, kus kohas oli perfektsed jooned peal ja see viis kuskil
ma ei tea, kuidas seda nimetaks, mingi mägikülad või no jaa, siukesed veitsa Austria jah, vaibiga. meenutas Austriat jah, et sul olidki kuskil nõlvade peal olid sellised ilusad korras majad, aga sa said No ikka ikkagi uued majad olid. ja ei, noh, uued majad, aga sa said nagu kuidagi aru, et see ei ole Austria, et tänavad on natukene ikkagi räpased ja et noh, mingist asjast said nagu aru, et midagi on nagu, midagi valesti. no aiad võib-olla ka ei ole meil nagu nii hoolitsetud, jah, et võtab võib-olla aega veel. aga Kosovo oli selles mõttes väga tore, väga, me nagu tanklatöötajad ja kõik olid nagu Jaa. väga rõõmsad ja väga lahked ja väga hästi räägiti tegelikult inglise keelt. kurat, oskasid jaa, väga hästi oskasid inglise keelt. et meie jaoks nagu Kosovo oli väga üllatus, sest et me planeerisime nii, et me ei ööbi Kosovos Jah. igaks juhuks. Kahjuks ei jõudnud jah. Aga jah, ma ütleks, et kui me võtsime ööbimise Põhja-Makedoonias, siis pigem nagu kahjuks. jah, Sest esimene majutus oli ikka no pigem kehvapoolne. oli, no aga see oli selles pealinna ääres, vaata. jah, ta oli pealinnas jah. Aga Kosovo piiriületust võib-olla veel nii palju, mida me ei teadnud või me ei olnud nagu uurinud täpselt, jah. oli see, et me pidime liikluskindlustuse tegema eraldi, et Kosovo ei ole nende ma tegelikult teadsin seda, aga mul oli see lihtsalt kuskile kirja pandud ja ma oli nagu meelest läinud. unustasin ära. aga seda öeldigi, et seda tasubki teha piiripunktis, sest et muidu sa hakkad seda otsima kuskil. et ehk siis liikluskindlustus 6 euri 15 päeva, suva. ja ei, selles piiripunktis ilusti öeldi, et nad ei lähe selle rohelise lehe alla. jah, et siis tegime seal juurde, et nad suunasid ilusti, et minge sinna putkasse ja tehke ära, et nad lasid meid nagu piirilt üle ja ütlesid, et minge lihtsalt tehke ei no vahet pole, putkatöötaja ütles, et sa võid ju rattaringi ka keerata ja uuesti tagasi tulla, aga no lihtsam on rattas ära parkida ja jalutada natuke. et selles mõttes jah, meie need dokumendid nagu kinnitasid ära, Ja, et ja. oli hästi, et siis me pärast näitasime lihtsalt, et ei, hästi sõbralikud ja oskasid inglise keelt tõesti hästi. ja noh, mis mulle nüüd Balkani riikides Kosovo puhul meeldib, natukene Albaania puhul ka, aga Albaania võib-olla nii väga mitte. Kosovo liiklus on ülivalt sujuv. Ehk siis linnas sa nägid kõike, no ma ütlen, sa nägid mingid tõuksi vendasid, mingid suvalised jalakäijad lihtsalt lambi kohtadest hüppavad üle tee nagu mingi Itaalia versus Kreeka versus ma ei tea, mis iganes veel. Lambist tullakse vahele, lambist kiirendatakse ja lõpuks ometi oskavad nad kiirendada. Mis on nagu mulle nii oluline, on see, et kui sul ringteelt keerab mingi vend maha ja siis muneb kuskil 10 või 20-ga muneb ees, ei, Kosovos anti gaasi ja liikuti eest ära. ja muidugi Põhja-Makedoonias ka, et ja. peale seda nagu tekkiski. aga seal noh, ütleme niimoodi, et ringtee oli ka Kosovos tegelikult keeruline. no ma ütleks, et siin ka, nagu siin Ei, on no- kõikides riikides olnud ringtee Nad konstruktsioon vist ei saa sellest aru jah, et kui sa nagu ringtee umbe sõidad, siis on kõigil halb. Et siis on nii sinul kui ka teistel, kes on juba ringi peal, kes tahavad tulla ringi peale, nad vist ei saa sellest kontseptsioonist ära. nagu siin on see teema, et nad nagu ei ole kokku leppinud, kellel on õigus. ei no vaata, kui sa, ringteel on see loll asi, et kui sa sõidad ringteelt välja ja sa näed, et sinu paremat poolt hakkab keegi ringteele tulema, siis ära sõida sinna väljuvale sappa. Jäta väikene vahe sisse ja siis see, kes tuleb ringile, ta pääseb sinu eest läbi. Aga nad sõidavad kõik nii umbe ära, et meenutab Viru ringi, kus kohas ka osad lollid sõidavad selle nii umbe ära, et ei saa siis sinna Viru väravate poole minna. aga noh, ongi nagu see, et nad vahel nagu tahavad hullult teed anda ja siis vahel tahavad hullult nagu ise minna, et nad ei ole kokku leppinud seda, et kas ringil olijal või ringile tulejal on eesõigus. et see on väga kaootiline neil ja noh, ringil on nagu, see on ka naljakas võib-olla, et neil on tihti ringide peal, noh, kuna jooni ei ole, siis nad sõidavad nagu 2 või 3 rida sinna ringile. Ja siis nad nagu kõige sisemisest ringist tahavad ka hakata välja sõita ja siis nad panevadki nagu kõik kinni. Et nad ei sujuvalt ei vaheta seda rida seal ringi peal olles, vaid nad nagu hakkavad siis risti üles. Ehk siis võiks öelda, et ringteel on ainult üks rida. Jah. Mis nagu jah, ei no see ei ole efektiivne. Kosovo koha pealt veel, et noh, mis me käisime, seal me käisime ühes kloostris, mis oli, ma ei tea, kas võib nimetada seda sõjaväeks, aga mingisugune relvastatud valve. See oli NATO mingisugune normaliseerimisüksus. See oli FRA. Ei, KFOR äkki. Okei, igatahes seal oli Serbia kloosterit peaks saama. Ja ma arvan, et see relvastatud valve oli sellepärast, et see on Kosovos. Ilmselgelt kosovolased ei suhtu serbialastesse väga hästi.
ja sest et me saime tegelikult, seal oli niimoodi, et sisse saigi ainult dokumente esitades. Et samamoodi võiks nagu piiripunkt selles osas, et vaadati üle, kes sa oled, on ju, nad vist isegi skännisid neid dokumente ka. Ja siis anti see kaelakaart nagu, et sa oled külastaja. Ma ei julgenud sellest pilti üles panna, sest et kuna seal oligi kirjas ka, et neid sõdureid ega nende masinaid ega nende piiripunkte ei tohi pildistada, siis ma nagu enda mälestuseks tegin selle pildi, aga ma igaks juhuks internetti avalikult ei hakanud üles panema, sest ma ei tea, kui probleem seal sellega on. Aga siis jah, nagu sellega saime sisse minna ja dokumendid saime tagasi alles siis, kui me välja tulime. Et seal oli nagu see loogika. Aga oli väga toimiv klooster. Väga hästi. Seal oli mingi 20 munka. Ja. Just munga klooster oli see. Korda tehtud, et oli ikka näha, et korda tehtud. Ja see oli lahe, et seal suveniiripoes siis müüdi nende enda tehtud mingit juustu ja unamas ja see ei olnud lihtsalt klooster, selles mõttes, et seal oli sõna otseses mõttes põllud, asjad kõrvale, ehk siis kartulid, mingisugused maisid, õunapuud. Kõik, et nad ise kasvatasid, ise tootsid, ise müüvad ja loomad olid neile. Lahe kontseptsioon, jah. Aga seda me kohtusime väga mitmes järgnevas ka, et see vist ongi nagu teema. Ja siis me jõudsimegi Kosovost välja. Ja, Põhja-Makedoonia selline piiriületus ei olnud ka keeruline. Me jõudsime sellisest, mis see suvituspiirkond oli? Ei, see oli juba Albaania. See oli Albaania. Aga me tulime siis selles mõttes nagu suures piiriületus, kuna see oli enne Põhja-Makedoonia pealinna. Et see oli ikkagi suur ületus. Rahvast oli palju. Seal oli mingi kiirtee ka. Ja, oli jah. Ja okei, võib nimetada kiirteeks, samuti tuuline, et ma ei tea, siin kandis vist ongi kiirteed veits tuulised. Jah, võib-olla me sattusime sellisel ajal ka praegu, sest ma ütleks, et siin on ka pigem olnud päeval väga tuuline. Hommikul ei olnud ja nüüd õhtul ka ei ole. Et kuna siin need äikesetormid ikkagi möllavad. Aga ma ütlen, Põhja-Makedoonia kohta võib küll öelda, et see riik veel vajab ikkagi korralikult arenemist, sest et see on räpane ja see on ikka väga hull. Ja seal on nagu tanklad olid kõik sellised küsitava väärtusega. Väga paljud tanklad olid ennast kinni pannud, osa olid ikkagi lahti. Väga süte kõikuv, võitaks. Et seal vajab natukene researchi ka selle tankla leidmine. Aga ei, suures pildis on suvel, sest et seal oli ka euro võetud vastu. Ja seal muidu neil on mingi oma raha. Jah, ma ei mäleta ka, mis see oli. Makedoonia mingi liir äkki või? Ei olnud, seal olid dinaarid. Dinaarid, okei. Ja need kiirteed olid mingite naljakate tollipunktidega iga tagant. Ja väga väikesed summad, 50 eurosenti ja äkki oli iga mingi 20 kilomeetri tagant või isegi veel tihedamini. Lihtsalt oligi see, et nad andsid tagasi nagu, ma andsin neile euro, nad andsid tagasi siis kohalikud rahas. Aga see oli okei, et kui me nagu järgmises piiripunktis sain kohalikus rahas. Et suures pildis ei olnud häda, aga need teed ei olnud ka kõige paremad. Ja nad olid jah see. Makedoonias mulle meeldis rahvuspark. See oli väga ilus. See oli päris ilus, jah. Et selle ma joonistasin, ma ei tea, kas ma joonistasin nagu täitsa kogemata, aga mingisugune punkt seal oli. Seal oli ka väikene pilet, aga selle järgi saadki tegelikult aru, et kui on juba kuskil mingi ületus on piletiga, siis see on paremini korras ja nii ongi. Ja see ei olnud prügi ega midagi. Jah, just, et see koht oli paremini korras. Ehk siis ma arvan, et kohalikud sinna ei hakkagi nagu niisama lihtsalt lambist minema, et see ju maksab ja siis on turistil aga natukene lihtsam. Millist ühiski ei lastud ka? Ma arvan ka, et see pannakse kinni. Tõkkepuulaadset toodangut. Ja see oli täitsa ilusad vaated, loomulikult põõsad teed ääres, ehk siis ei olnud nagu nii palju kohe nagu filmida kõike. Aga okei. Ja pärast seda rahvusparki siis jõudsime selle nii-öelda piiri, ma ei tea, rannalinnani võib öelda nii või? See, mis on Makedoonia ja Albaania vahel. Nagu sõna otseses mõttes saad jalutada Albaania poolt Makedooniasse ja vastati ka. Ja mingid inimesed olid, kes on ju. Seal oli klooster. Äkki oli Saint Naum. Äkki oli Naum, jah. Ja klooster, mille siis nagu, seal oli hästi suur aed ümber. Ja sinna aia sisse, kuna see oli nagu järve ääres, siis sinna aia sisse oligi tekkinud see suvituspiirkond. See olid mingid müügiputad ja siis sees oli veel eraldi nagu väiksem aed selle kloostri jaoks. Klooster oli väga ilus. Üks vähestest kloostritest, kus on lubatud pildistada. Jaa, seal oli lubatud, jah.
seal kuigi täitsa, mitte selles kirikus. ei no vahet ei ole, seal tegelikult ei austatud seda riietuskultuuri ka, ehk siis ma arvan, nad on lihtsalt loobunud selle turistide nagu noh, ütleme nii lohakuse ja rumaluse üle. Ehk siis seal täitsa sai pilte teha ja ja seal oli tegelikult nendes nagu, sellist oli ka Munga kloostris, ma nägin ainult Mungasid. Aga nendes Munga nagu majutusruumides sai tehtud need ja mingid restoranid ja asjad. no seal oli põhimõtteliselt kõike, seal oli hästi palju suveniiri, neid putkasid ja kõike. Ja siis jõudsime Albaaniasse ja kütsime natukene kaugemale kui algselt planeeritud. Algselt oli planeeritud põhimõtteliselt koheselt pärast piiriületust teha nii-öelda ööbimine selles samas linnas. Ma ei mäleta, mis selle linna nimi oli, aga kütsime natukene kaugemale Elbasan ja seal oli meil esimene siis Albaania öö. See oli väga sarnane ööbimine sellele Montenegro korterile. Korras, väga korras, ei maksnud ka väga palju ja ütleme niimoodi, esmamulje Albaaniast jäi nagu väga hea. Ja nüüd teine päev siis me lükkasime selle mootorrattahoolduse Tiranest minema, sest et kahjuks me ei saanud seal väga kindlaid kokkuleppeid. Küll hindade, küll kõige muu osas. Ja no seal oli see probleem ka, et me vajame ikkagi rehvi vahetust. Ei no vaata, seal oli niimoodi, et esiteks Voge esindus, ametlik esindus Albaanias ei suutnud mingitki hinda välja võluda. Rehvi vahetus ütles, et ta saab selle rehvi kuskilt osta või sõbra juurde viia, seal saab vahetust teha, ehk siis nagu kõik on igatpidi nagu erinevates kohtades. Ja siis ma hakkasin mõtlema ka, et kurat, see nagu läheb nii lohisema ära, et tund siit, tund sealt ja terve päev on nagu nii pekkis, et kannatame Kreekas Thessalonikis. Ehk siis täna meil on veel siin Albaanias, homme hakkame kütma. Ülehomme oleme seal. Jah, Meteores homme ööbime ja siis juba ülehomme oleme Thessalonikis. Sest jah, siin nagu millegipärast oli väga keeruline ka selle rehvi leidmisega. No nii palju, kui ühes Facebooki grupis keegi kommenteeris, siis tuuakse kõik asjad Kreekast, ehk siis siin võetakse kindlasti veel rohkem vahelt. No see oli jah üks teema, et need rehvid maksid nii palju ja enamik pakkusid ainult asfaldirehvi suures pildis. Aga no kui te olete meie neid klipikesi vaadanud, siis meie nagu teevalikud on vahel veits küsitavad selle asja. No jah, siin ongi see, et ma ei ole nagu otseselt nagu piirangut ette pannud, et ilmselgelt, kui siin vahepeal tuleb mingi jõhker mudamülgas, et siis sealtkaudu me läbi ei lähe. Pole mõtet üldse proovidagi. Aga kui on mingid kivid, kruus, suva, no teeme proovi. On väga kehv seis, siis keerab ringi. Seni on ainult ühes kohas vist ringi keeranud. Ja ühes kohas mõelnud 7 korda, et oleks teinud juba ammu ringi keerama, aga enam ei ole mõtet. Ei, no poole pealt ei ole mõtet ringi keerata. Aga jah. Ja siis jõudsime mööda Albaania rannikut. No, tegelikult olid küll ilusad vaated. Olid. Aga me sõitsime ka mööda selliseid teid, kus kohas näha nagu päris sellist autentset Albaaniat, sellist kasvandusi ja päris nagu istandusi ja et nagu et selle järgi saad aru, et kui vaene riik see tegelikult on. Kuidas see tavarahvas elab nagu, et kui sa vaadadki neid linnasid, kus me praegu oleme, tuleb eriline, me ei taha siin. Ei no jaa, aga vaata siin linnas ongi kõik hinnad üles paisutatud, sul maksab õlu kuskil täiesti suvaliselt baaris maksab võib-olla 4-5 euri. Et noh, ilmselgelt Albaania poes maksab alla euri, et sa teaksid, siis jah, et see näitab, see jälle paisutab seda hinda. Kohv on mille järgi, kus juures saab öelda, et kohv on normaalse hinnaga. Ja ma täna võtsin seal söögikohas jääkohvi. Et see on üllatav võrreldes Eestiga, et kui Eestis maksab õlu ja kohv enam-vähem sama hinnaga, siis siin kohv maksab kuskil 1,5 euri. Et võib-olla 1 eur, võib-olla 2 euri maksimum. Just, olenevalt kohvist. Ja olenevalt sellisest fancy'st kohvist, jah. Aga Eestis... Mina võtsin jääkohvi ja see oli 2 euro. Eestis ma mäletan ikka seda, kui Pärnus nupuvajutuse eest küsitakse 4 euri, et noh, see on ikka kole. Vajutad masinal nuppu ja 4 euri tiksub. Aga muidu Albaania jah, selles mõttes, et ma ütlen veel kord, meri on siin räpane. Et ma arvan, et see on võib-olla lihtsalt selle prügi pärast, mis siin on. Siin on nagu jah, prügi on ikkagi palju. Lugesin ka, et siin ongi lihtsalt jäätmekäitlus on kallis ja mõnedes piirkondades pole üldse. Ja siis kuna siin on neid ojakesi ikkagi palju, siis see prügi lihtsalt kandub ja noh, loomad ka veavad laiali, et siis ta kandub nagu edasi ja jõuabki lõpuks siis igale poole. Et noh, Eestis me oleme sellest ennast lahti saanud.
võttis ka ikka paarkümmend aastat aega, noh. seal on see, et teeme ära, on ikka kaua aega tegutsenud. aga üldine mulje, noh, Balkanimaad nüüd on läbi. homme liigume sellisesse rikkamasse Balkanimaasse. no, Euroopasse tagasi, jah. et nüüd saidki läbi. ja eks võib-olla hinnangu järgi minu isiklik hinnang on Montenegro on absoluutselt kõige parem. võib-olla järgmiseks ütleks Serbia, aga Serbia on natukene lukus turistide koha pealt. Nad on natukene sellised tõsisemad. et noh, võib-olla ongi nii palju suurem riik, et saavad olla. Albaania esimest korda tekitas mul tunde, et nad tahavad nagu nöörida turiste, et nagu igal võimalikul hetkel nagu petta raha välja. no iga liigutus nagu maksab liiga palju. Nad justkui nagu ei väärtusta seda, et turistid tegelikult toovad neile päris palju riigile raha sisse. aga noh, siis ei olegi midagi hullu. Montenegro on lähedal, Kotor on lähedal. ja no samas see tänane majutus nagu oli suhteliselt okei hinnaga. et ei olnud, ta oli odavam kindlasti kui Horvaatia. kindlasti, ja ta selles mõttes ta on väga hea kvaliteediga, seal tuba on nagu 2 toaga. no vaata, siin on jälle see erinevus, et Horvaatias oli meil jõhkralt ilus vaade. jah, seda küll. et Dubrovnikule ikkagi selline vaade, mida nii lihtsalt ei saa. siin on bassein ja ülimalt lähedal rannale. et siin 5 minutit oli randa kõndida. jah, et see on nagu ülimalt lähedal. et ja noh, söögikohad samamoodi, et ta on nagu kõrval tänaval, see on ikka mõnus võib-olla. ja, et ei ole jah, peatänaval seda kõige suuremat lärmi. ja siis siin ongi järgmine tänav on siuke nagu jalakäijate tänav, mis tegelikult ei ole jalakäijate tänav. et seal ikkagi autod nagu sõidavad, aga ta on nagu sellise tundega, et sa oled seal jalakäijate tänav ja seal on neid söögikohti nagu rohkem. ja siis on see peatänav, kus on nagu veel rohkem söögikohti ja veel suurem liiklus. Albaanias liiklus kihutab, selles mõttes on naljakas, et sul on väljas mingisugused 40 kilti tunnis märgid ja rahulikult kohalikud panevad 8-9-10-ga. mul oli natukene alguses nagu imelik sõita 40, vaata mingi vend paneb lihtsalt postist mööda. selge, davai, võtan kohalikule sappa ja tulevad ja kuradi, nad on nagu, jälle nad ei oska nagu nii hästi sõita, lõikavad jälle kurve sirgeks ja ei, mõtlen, no, see on, ma ei tea, ma imestan, et nad nii kaua nagu siin üldse niimoodi liiklevad enda asjadega. et õnnetusi ei ole tegelikult näinud. Me tahame sellest klipist rääkida või ma ei pane seda videosse? Pole midagi vaja, midagi videosse praegu on. Ja siis jah, Kreeka ja... no Kreeka jah, Kreekas meil on see Meteora, mis iganes hõljuvad kaljude peal väikesed sellised pühakojad. see oli päris lahe. See on, no piltidelt on lahe, ma ei tea, kui palju hästi nagu ise on näha. Vaatame, kui palju me näeme. Jah. Pildid olid lahedad. Ja siis juba vaikselt tegelikult hakkabki kodutee nagu paistma. No, kui sa tahad seda niimoodi nimetada, siis väikene kirjeldus on, Kreekat on 2 päeva, esimene päev Meteorias või öö, teine on Thessalonikis, siis korra Bulgaarias mäeületused, siis uuesti tagasi Kreekasse, Türki, siis uuesti Bulgaariasse, Varna, siis Konstanta, kus on 0 päev, siis on Rumeenia, Moldova, Ukraina, siis on uuesti Rumeenia, siis on uuesti Rumeenia 2 mäeületust. Ja siis hakkab alles kodutee, ehk siis tegelikult kodutee algab alles kuskil 9 päeva pärast. Kuigi noh, me ikkagi nagu nüüd vaikselt hakkame nagu, noh korraks lähme veel võib-olla natuke kaugemale kodust, aga siis me ikkagi hakkame juba nagu kodule lähemale liikuma, siis võib öelda. Jah, just. Et jah, lõpus on jälle natuke transiiti, aga... Lõpus peab olema transiiti, pole midagi teha. Saab jälle tagumikku kangeks ja... Aga praegu on väga mõnus. Eestist tagasi. Praegu on väga mõnus ja puhkuselaine on ikka peal. Ja õnneks me ei saanud väga vihma ka, sest et tänaseks ikkagi lubas ka vihma. Õnneks sellest tuli eile nagu rohkem ära. Me väikse nurga saime suurt häigest, midagi kaela ei saanud. Ja ma loodan, et me ei saa ka. Ma loodan ka, ma ei taha vihma. Aga praegu nagu õhutemperatuur on mõnus. Üks asi. Albaania asfalt on väga libe. Jaa. Siin nagu kõndides ka. See on nagu täiesti uskumatu, natukene kastetakse kuskil märjaks ja peaaegu tõmbab nagu kohe jalad alt ära, kui hakkab kuskil askuma. Ma ei ole seda kuskil mujal riigis veel varem kogenud. Nüüd videos jätkub selle või? Siis lõpetamegi ära. Selge. Tule, aga näeme homme. Tšau!
I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. And you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Yeah. I like it with you. I like it with you. I like it with you. In the sand that we'll dance. We ain't got no plans. You. I like it with you. I like it with you. And the hours will melt all night long. I like it when you close all the curtains. We're taking out the trash and the burdens. We got all the time, ain't no worries. I like it with you in it. And make me take a little look. Can we finish it? And then get busy getting back into the thick of it, yeah. Take a second, breathe it in. Now out again. I'm still understanding just how you do. The magic when you look at me. Know what I'm saying? It inside your seat. Oh, and just like when we said I do. And it's only you who could do like that. It's only you who could do like. I like it with you. I like it with you.